kui avalikkuse ees esines üks neiu, kes juhuslikult ei teadnud, mis tähendab sõna liiderlik. Kuidas jõuab selline inimene õppima doktorantuuri eesti keele alal ja miks Eesti inimeste sõnavara nii kehv on? Või sina ei oska sellele vastata? Ei, ma oskan sellele väga hästi vastata, aga see vastus on pikapoolne. Kõigepealt, kui otse vastata, siis selline inimene satub õppima sellepärast, et ta on võimekas, sellepärast, et ta tunneb selle valdkonna vastu huvi, sellepärast, et tal on piisavalt järjekindlust, et jõuda doktori tasemele. Nii et sellega minu meelest kõik hästi. Siis veel vaidlustaksin selle, et ta ei tea, mis see sõna tähendab. Ta teab väga hästi, mis see sõna tähendab. Meelde ei tulnud lihtsalt? Ei, ta teab, mis see sõna tähendab. Mm-hmm. Ta mainis seda inglise keelest laenatud liideri, eestikeelset tuletust, liiderlik. Samamoodi nagu võib eesti keeles ükskõik millisest muust sõnast teha likk tuletuse, riiullik, lambilik, mis iganes, eks ole, arvilik. Ja seda on tehtud sellepärast, et vastav hääliku kombinatsioon on vaba inimeste arvates. Pärast seda nii-öelda skandaali või pahameele puhangut on inimesed järjest hakanud oma laste käest küsima, et mis tähendab liiderlik. Ja siis sellest edasi ka rääkima. Ja lapsed eranditult kõik nimetavad liidri omadusi ja siis need rohkem lugenud lapsed ütlevad, et aga raamatutes ta tähendab midagi muud. Ja leidub ka lapsi, kelle käest siis, kui küsida ja siis talle ära seletada, et vanasti oli ka üks samakujuline saksa keelest laenatud sõna, saksa liiderlich, mis tähendas siis midagi inimese elukommete kohta. Selle peale laps läheb hakkab imestama, et aga miks üldse peaks teise inimese elukommete kohta midagi ütlema? Mm-hmm. Et kelle asi see on? Et tänapäeval seda tähendust, mida sealt saksa keelest laenati palju aastakümneid tagasi, ei ole lihtsalt tarvis. Seda ei ole kasutuses, seetõttu inimesed ei taju, et see hääliku kombinatsioon oleks võetud ja seetõttu on vabalt võimalik moodustada Eesti tuletus liiderlik sõnast liider. Mina vaatasin ka seda videot ja minu esimene reaktsioon oli ka, et appikene, kuidas sa ei tea seda siis. Ja siis hiljem ma mõtlesin, et tõepoolest see ju, esialgu mul ei tulnudki see likk tuletus on ju meelde. Ma lihtsalt mõtlesin, et kuidas sa siis ei tea, et minu esimene tähendus sellele sõnale oli ka siis lõdva püksikummiga või elukommetega on ju. Aga sellest jahutakse hästi palju, et tohutu inglise keele mõju, estonglish, noored inimesed räägivad üks lause inglise keeles, teine eesti keeles ja siis segamini. Kuidas sinu hinnangul eesti keele tervislik seisund on? Kas meil on tegelikult kõik hästi, et see on mingisugune jutt, mida räägiti näiteks ka 100 aastat tagasi või see on selline tüüpiline mingi noorus on hukas jutt? See on täiesti tüüpiline, mitte ainult 100 aastat, vaid ka 2000 aastat tagasi. Eesti keeles on kirjalikke mälestisi suhteliselt vähe, ainult mõnisada aastat, aga keeltes, kus on need mälestised pikemalt säilinud ja võimalik lugeda, mida selle keele eest muretsejad kirjutasid selle keele kohta. Toon on siis sama. Toon on täpselt sama. Alati on niimoodi, et eelmine põlvkond rääkis õiget keelt, siis inglise keelest rääkides viiakse see tagasi lõpuks selleni, et tegelikult ainuke õige keel on üldse ladina keel ja siis hakatakse ladina keele sees vaatama, et õige ladina keel on ainult Cicero keel ja siis leitakse üles Cicero tsitaat, et noorus ei oska üldse rääkida. Et põhimõtteliselt me ei pea ikkagi muret tundma eesti keele hävingu pärast, et ta jääb kuhugi inglise keele laine alla? 2 vastust. Üks on see, et kui palju üldse on mõtet muret tunda. Äkki pigem tuleks keskenduda asjade tegemisele või asjade kuidagi parendamisele. Tervisliku muretsemisega võiks kaasas käia ka tervislik tegevus. Või siis vastutegevus. Ja just, et kui muretsemine on niisugune muretsemine, mis põhjustab tegevust, siis küll jah, kui
muretsemine põhjustab näiteks seda, et ma hakkan oma lastele rohkem õhtuti unejutte ette lugema või midagi niisugust. Aga kui see muretsemine põhjustab seda, et ma lihtsalt muretsen ja lihtsalt olen negativistlik, et siis see ei aita kellelegi kuidagi kaasa. Ja teine vastus on see, et sõltumata sellest, kas nüüd muretseda selle inglise keele mõju pärast või mitte, ta on lihtsalt objektiivselt olemas. Et seal on olnud varem muid mõjusid, oli hiljaaegu Soome mõju suhteliselt tugev, enne seda oli Vene mõju, enne seda oli Saksa mõju, inglise keeles on kogu aeg olnud teaduskeeles on kogu aeg olnud ladina mõju, nii et neid mõjusid on kogu aeg ja minu lemmiknäide selle inglise mõju kohta on ikkagi endiselt see, mis 90ndate lõpus, kui need asjad, mis arvutist asju paberi peale tegid, jõudsid tavainimese kättesaadavusse. Ja nende tehtava tegevuse kohta hakati ütlema printimine. Siis inimesed pahandasid, et kohutav inglise laen, et miks te võtate inglise laenu, kui meil ilus omasõna trükkima on olemas. Kas teadmata, ja siin tõesti võiks viidata teadmatusele, et teadmata või unustades või tahtlikult unustades, et alles 100 aastat tagasi seesama trükkima oli kohutav toorlaen saksa keelest. Eesti Esu.